Head sõbrad, tervitan teid meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Vaatamata sellele, et me pole täna olude sunnil oma koguduse kojas, vaid igaüks oma kodus, on üles tõusnud Jeesus ikkagi meiega. Sest ta ise on öelnud, sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Koos olla saame täna pühavaimu osaduses ka läbi internetiühenduse. Nii et tundkem rõõmu sellest pühast päevast, mille Issand on meile andnud. Ajad on endiselt rasked ja segased. Kuhugi pole kadunud hirm selle ees, mis meid veel ees ootab. Kas haiguse teine laine, suur majanduslangus või hoopis midagi muud hirmutavat. Me oleme endiselt ettevaatlikud ja näeme vaeva, et kaitsta iseennast ja teisi ning toetada hädas olijaid. Praegu pole ruumi mõtlematuks ja hooletuks käitumiseks. Olgu see siis ajendatud suurest enesekindlusest või kas või liigsest usukindlusest. Isegi kui me oleksime veendunud, et Issanda kaitse on meie üle, ei tohiks Pauluse sõnul saada meie meelevald komistuseks nõrkadele. Vastutustunne, hoolivus ja ligimese armastus on täna need omadused, mis meid kriisist aegamööda välja viivad. Loomisloost mäletame, et looja Jumal ütles inimest luues, inimesel ei ole hea olla üksi. Me oleme loodud sotsiaalse koosluse liikmeteks, nii et vajame enda läheduses ka teisi, soovitavalt häid inimesi. Ajal, mil piiratud on lähikontaktid ka sõprade, sugulaste ja koguduse liikmetega, ajal, mil inimeste omavaheline suhtlemine toimub peamiselt telefoni ja interneti vahendusel, on paljude usklike inimeste südamesse tekkinud kurbus, nõutus ja isegi süütunne. Kui kaua see kõik veel kestab? Mis saab edasi? Millal ma saan jälle olla osaduses teistega? Millal ma pääsen jälle kirikusse? Kas ma peaks ehk talitama oma südametunde kohaselt ja riigi poolt seatud piirangutest üle astuma, et osaduses olla? Palju küsimusi, millel ei ole lihtsaid, kuupäevadega tähistatud vastuseid. Aga ma usun, et sellisest hingelisest rusutusest ja teadmatusest aitab meid välja palve, mis on kirja pandud Inglise baptistide palveraamatusse. Kõikväeline Jumal, suur ahastus on laskunud mu üle. Muretsemine röövib mu jõu. Ma ei tea väljapääsu. Ole mulle armuline, Jumal, ja aita mind. Anna mulle jõudu kanda seda, mida lubad mulle osaks saada. Ära lase hirmul võitu saada minu üle. Hoolitse isalikult minu armsate eest. Armuline Jumal, andesta mu patud, mida olen teinud sinu vastu. Ja nende vastu, kellele olen haiget teinud. Ma loodan sinu armule ja annan oma elu täiesti sinu kätesse. Talita minuga sinu tahtmist mööda ja nõnda nagu mulle on hea. Kas ma elan või suren, ma olen sinuga ja sina oled minuga, mu Jumal. Issand, ma ootan sinu päästet ja sinu riiki. Õnnistatud ühist jumalateenistust. Tere, loen teile täna Vanast Testamendist, psalm 23, hea karjane. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguste rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind. Kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Aamen. Tere, ka minu poolt loen teile Uuest Testamendist 1. Peetruse kirja, 2. peatüki salmid 20-25. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust.
ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. ta kandis ise meie eest patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õiglusele. tema vermete varal te olete saanud terveks. Teie olite nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Aamen. Head sõbrad, tänane evangeeliumi tekst on Johannese evangeeliumist 10. peatükist, salmid 1-14. Jeesus on hea karjane. Tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Aamen. Mind häiris kunagi, kui kristlast võrreldi lambaga, omamoodi rumaluse sümboliga. Hiljem, asja üle järele mõeldes, sain aru, et see võrdlus ei olegi nii vale. Sest meie inimesed oleme teatud mõttes tõepoolest lammastega võrreldavad. Kui üks lammas ära eksib, siis erinevalt kassist, koerast või ka hobusest ei leia ta ise tagasi teed. Just nii on ka inimesega, kes on vaimsele maastikule ära eksinud. Seda võib ära tunda inimese juures, kes mingi kiusatuse läbi on seniselt õigelt teelt kõrvale kaldunud. Sest see on peaaegu võimatu, et keegi, kes kord on juba kiusatuste võrku langenud, pääseks ise nendest köidikutest valla ja leiaks ise tagasi tee. Seda suudab üksnes Jeesus, kes asub eksinut otsima. Tõsiasi, et keegi võib eksida, eeldab aga seda, et on olemas midagi õiget, millest on võimalik kõrvale kalduda. Ja siin ongi meie jaoks esimene probleem, sest mis on õige? Siin ei ole võimalik viidata ühelegi seadusele ja konstrueerida ühtegi definitsiooni, sest palju sellest, mis igal päeval sünnib, on õige ja hea, vähemalt meie südametunnistuse ja ka ühiskonna arusaamade kohaselt. Aga on asju, mis on surmaval viisil valed, mille puhul peaks vältima juba esimest sammu ja kus igal päeval tuleb meil vajalikke piire märgata ja piire tõmmata. Ja siin tulebki meil appi hea karjane, kelle häält me peame kuulma. Ja seda me ka kuuleme kuni tänase päevani, kui me loeme tema sõna ja räägime palves temaga. Siis kuuleme me ka selgelt tema sõnumit, et mitte kõik asjad siin maailmas ei ole suhtelised ja pelgalt vaatenurga küsimus, vaid et on ka asju, mis on valed ja mis ei saagi kunagi õiged olla. Ning vastupidi, et on asju,
mis on õiged ja ei saagi üleüldse valed olla. Ja kui me selle ära tunneme, mis on õige ja selle järgi teeme, siis järgneme oma eluteel heale karjasele, kes kingib meile kord igavese elu, mis saab alguse juba siin selles elus. Loomulikult ei muutu me selles elus kunagi täiuslikuks, aga me vähemalt püüdleme selle poole ja selleks tuleb meil pidevalt oma karjase häält kuulda võtta. Kinkigu siis Jumal meile avatud kõrvu ja avatud südant tema hea ja elutoova sõna kuulmiseks ja kuulamiseks. Ja kui me jääme palvesse, siis võtame kaasa täna ka ühinenud piibliseltsid, kelle palve- ja ohvripäeva täna tähistatakse. Me täname sind, hea taevane Jumal, selle eest, et sa oled oma poja Jeesuse Kristuse hea karjasena saatnud siia maailma, kokku koguma meid, ekslema läinud lambaid, et me leiaks oma elus õige tee, õige sihi. Me täname selle eest, et su poeg läks ristile, suri ja tõusis üles selleks, et meil oleks elu. Et meil oleks igavene elu koos sinuga. Selleks me soovime, et su poja ligiolu oleks ka täna tuntav ja saadaks meid meie teel, oleks meie juures, õnnistaks meid, toidaks meid oma sõnaga ja julgustaks meid oma püha vaimuga. Aamen. tere, armas rahvas! Oleme erilises kohas, erilisel olukorral jumalateenistuse jaoks, aga tervitame teid siit metsast. Et selle eriolukorra üks märksõna on kindlasti kontaktivaba suhtlemine. Seda rakendatakse väga laialdaselt. Et me võime
tuua näiteid erinevatest valdkondadest nagu haridus, kaubandus, meditsiin, isegi kogudused ja kirikud ja samuti ka perekonnad ei ole välja jäetud. Et mis sinule seostub sõnaga kontaktivaba? Minu jaoks on tegelikult, kui ma mõtlen sõnale kontaktivaba, tuleb kõigepealt näited tehnika valdkonnast. Võib-olla kõige esimene selline lapsepõlve unistus, mis küll lapsepõlves ei täitunudki, see oleks raadioteel juhitav auto. Ja ma teadsin sellel ajal, et selline on olemas, aga ainult välismaal. Aga edasi tuleb meelde üks esimene reis Soome, kus põnevusega sai vaadatud seda, kuidas autodes telefonid toimisid ja kontaktivabalt sai helistada teise autosse või kellegi inimese koju ja kui ma seda nüüd hiljuti just vaatasin internetist järgi, et millal see Soomes algas, siis oli see tegelikult juba 1971, kui esimene selline kontaktivaba telefonisüsteem autodes sealmaal paika pandi. Aga edasi tulid meil siin juba kontaktivabad telefonid, mobiiltelefonid, siis tuli kontaktivaba internetiühendus, mida me siis Wi-Fi all tunneme. Ja praeguseks on see kontaktivaba ühendus meie jaoks nii igapäevane, et me tunneme, et see on meie inimõigus ja kui kuskil Wi-Fi on viletsa leviga, siis me juba pahandame. Ja tegelikult ka tänu sellele tehnika arengule, ka sellisele kontaktivabale infovahetusele on ju meil ju praegu osa saada võimalik jumalateenistustest. Tänu sellele tehnika arengule on suhteliselt lihtne teha ka otseülekandeid ja selliselt tühjadest kirikutest jumalateenistusi inimestele koju viia. Aga kui me tagasi läheme ajaloos, siis kuidas Jeesus suhtles inimestega? Kas seal on pigem on need nagu kontaktid või kontaktivabadus, mida ta kasutab? Kuna Jeesus elas siin maa peal inimeste keskel ja sai inimeseks, siis ta kasutas väga lähedast kontakti inimesega, nimelt puudutust. Et piiblis on mitmeid kirjakohti ja kõige eredamalt tuleb mulle esile see, kuidas Jeesus õnnistas lapsi ja selleks ta kaisutas neid ja pani oma käed nende peale. Et see oli selline väga, väga eriline lähedus, mida lapsed said ja kindlasti ka vajasid. Ja mitmeid kordi on Jeesus tervendanud haigeid, sirutades oma käe nende poole ja puudutades neid. Samuti oli puudutus ka väga oluline abivajajatele. Piiblis räägitakse ühest naisest, kes igatses seda ja koguni palus, et kui ma vaid saaksin teda puudutada. Ja see oli veritõbine naine. Ja kui ta seda tegi ja puudutas Jeesuse kuube, siis ta paranes. Aga Jeesus tegutses ka kontaktivabalt. Jah, nendest kontaktivabadest suhtlemistest tuleb minule meelde
kõigepealt kaks. Üks on siis, kuidas Jeesus tervendas Kapernaumas väepealiku Sulase ja samuti väga eriline sündmus Laatsaruse ülesäratamine, kus Jeesus tegeles või tegutses selles olukorras täiesti kontaktivabalt. Ta hüüdis Laatsarus, tule välja. Ja ei olnud vaja puudutust, ei olnud vaja vähemat kui 2 meetrit lähedust ja Jeesus toimis, tema vägi toimis kontaktivabalt. Kui me nüüd mõtleme selle sündmuse peale, mis siis selle väepealikuga toimus ja tema Sulane, kes oli haige suremas, paranes, siis selle sündmuse käigus me näeme, et see kontaktivaba tegutsemine ei lähtunud mitte sellest, et oleks nagu kergemini kuidagi selle sündmusega hakkama saanud või siis, et loobunud väeülema kotta või majja minemast, näiteks sellepärast, et tegemist oli tõenäoliselt paganaga ja siis oleks olnud see rituaalne puhtus häiritud. Jeesus oli valmis minema väeülema kotta. See oli kohe esimene küsimus, kas sa tahad, ma tulen ja teen ta terveks. Ja siis väepealik ütles, et ei ole vaja tulla. Ütle üks sõna. Toimi kontaktivabalt ja sinu vägi on sedavõrd suur, et minu poiss võib paraneda. Ja Jeesus ütleb selle peale, et sellist usku ei ole ta kohanud varem. See tähendab, Jeesus sai tegutseda küll kontaktivabalt, aga see nõudis abivajajalt palju suuremat usku. Muide, selles samas loos on üks viide ka sellele, et eriolukord ükskord lõpeb. Ja see on räägitud sellest, et piirid lähevad lahti. Inimesed tulevad idast ja läänest ja istuvad koos Abrahami, Iisakiga ja teiste usuisadega ühises lauas. Tõenäoliselt on nende vahed väiksemad kui 2 meetrit ja on paljudest rahvustest inimesed koos. See tähendab seda, et ükskord see aeg saab läbi, kus me praegu oleme. Aga meie tänasesse päeva tulles tõenäoliselt ka nendest teenistustest osa saamine, mis meieni jõuavad selles mõttes kontaktivabalt, et me ise ei saa nendel teenistustel viibida. Ma arvan, et nendest osa saamine nõuab ka meie käest usku. Jaa, kindlasti. Et minu jaoks on need väga erilised hetked olnud ja see on selline võimalus eriolukorras tõesti kogeda Jumala ligiolu ja tema püha vaimu puudutust. Aga ma olen ka mõistnud, et ma ilmselt väga kaua ei peaks vastu ilma osaduseta. Ja sellepärast ma arvan, et see kontaktivabadus ei saa kesta lõpmatuseni. Et me vajame osaduslikke suhteid. Et elus püsima jääda. Ja nii, samamoodi nagu me vajame oma perekonda, me vajame lähisuhteid. Samamoodi me vajame ka Kristuse kogudusega osadust. Et sellepärast ootan ka mina, et see eriolukord võiks ükskord lõppeda. Aga selles kontaktivabade teenistuste ahelas
on olnud üks päris eriline kontaktivaba sündmus, leiva murdmine. Kuidas sa nagu seda kogesid või kuidas sa sellest osa said? Kui see võimalus meile anti, siis mul oli kohe esimene mõte, et ma tahan sellest osa saada. Kuigi ma nägin ka, et oli kahtlejaid. Aga kui me selleks siis valmistusime ja võtsime osa, siis ma ei kahetse seda, et me seda tegime, sest et seal nagu ma tundsin, et seda ekraani ei olnud enam. Et oligi osadus, mida ma tegelikult vajasin. Jah, see kontaktivaba suhtlemine on täiesti toimiv ja olemas, aga sellegi poolest ta ei asenda reaalset füüsilist osadust ka koguduses ja sellepärast me usume ja ootame seda aega, kui me võiksime varsti jälle kõik üheskoos kokku saada, Jumalat kiita ja ülistada. Olge tervitatud! Head vaatajad, tere tulemast Elva baptisti koguduse teenistusele maikuu esimesel pühapäeval. Ma loen 1. Peetruse kirja 1. peatükist 3-9 salmini ja lugege kodus ka, kas piibli paberväljaannetest või nutiseadmest. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse Isa,
kes oma suurest alastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. Aamen. Uue Testamendi kirjade algused juhivad lugejaid kiitma Jumalat, kes on meile ilmutatud evangeeliumi kaudu. See on tähelepanu vääriv. Meile ei räägita üldisest erinevate ajastute inimeste usulisest arusaamast, et ikkagi peab olema keegi, kes on kõige looja, vaid meile öeldakse väga konkreetselt: kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa. Meie eesõigus on tunda ja ülistada Jumalat, kes on ennast meile ilmutanud evangeeliumi kaudu, Jeesuse Kristuse kaudu. See on suur eesõigus. Tunda isikulist Jumalat, kes on ennast meile ilmutanud Jeesuse Kristuse kaudu. Apostel Peetrus nimetab konkreetseid tänupõhjusi. Ta ütleb, meid on uuesti sünnitatud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Ülestõusmispühad on möödunud. Haud on tühi ja ehkki ka kirikud ja palvelad sel korral on tühjad, on süda täidetud elust, mille osaliseks me oleme saanud Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Jumala tegu põhjustab meie tänu. Terve Uus Testament tunnistab, et keegi ei saa Jumala lapseks lihtsalt loomuliku sünni tulemusena. Keegi ei saa Jumala riiki lihtsalt selle tõttu, et ta kord on sündinud. Selleks on vaja uuesti sündi, sest meie loomuliku sünnijärgne elu toimub patu, surma ja kaduvuse mõju all. Me saame Jumala lapseks usu kaudu Jeesusesse Kristusesse, kes meie patud on viinud ristile ja kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Peetrus kirjutab selle peatüki lõpus, et Jumala sõna on olulisel kohal meie uuesti sünnis. Siin aga tunnistab ta Jumala tegu meie heaks. Jumal on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Kristuse risti kaudu on võidetud inimesi orjastanud jõud, patt, surm ja kurjus. Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist vallandus Jumala võitmatu eluvägi Kristuse üle. Kaduvusega surm ei saa enam kuidagi mõjutada Kristuse ihu. Paulus ütleb teisal, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Ja see tähendab, et püha vaimu töö tulemusena usu ja meeleparanduse kaudu oleme meie uuesti sünnitatud elavaks lootuseks. Me tohime olla osa tema ihust, tema kogudusest. Ehkki me alles ootame oma ihu lunastust ja ihu ülestõusmist, mis toimub peale surma, me kanname endas ülestõusmise elavat lootust. See lootus on Jumala rahva tunnuseks raskustes ja katsumustes. Apostlite tegude raamatus tunnistab Paulus, et meil tuleb läbi mitme viletsuse minna Jumala riiki. Apostel Peetrus oli ise kogenud Jeesuse risti surma ja matmise järel suurt lootusetust ja teadmatust.
ja ta oli ise kogenud, mida tähendas kohtumine surnuist üles tõusnud Jeesuse Kristusega. Ta mõistis, et kõiki neid, kes on uskunud Kristusesse, kelle Jumal on üles äratanud surnuist, neid kõiki on Jumal sisemiselt uueks loonud. Need on nad uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Elav lootus. Millest see kõneleb? See on meie olemine kristlasena. Nähtav, igapäevast elu elav lootus. Ka kodus püsides või võimalusel tööl käies ja maski kandes poes käies vajalikku sotsiaalset distantsi hoidev elav lootus. Elav lootus, mitte meie endi püsivuse või iseloomu tugevuse väljendus, vaid Jeesuse Kristuse surnuist üles tõusmise läbi tohime meie, kes me temasse usume, olla elav lootus. Üles tõusmise kaudu sündinud elav lootus, mis kõneleb ka Jumala laste üles tõusmisest, julgustab meid jääma ustavaks Issandale katsumustes ja kannatustes. Uue Testamendi kirjad on üldiselt väga mõttetihe materjal. Aga keegi möödunud nädalatel viitas just sellele tekstile seoses ülestõusmispühadega ja see kõnetas mind. Loetud tekstis on veel väga head ja tugevat sisu, sellist head kraami, ütlevad mõned. Siin öeldakse, et meie pärand on taevas hoitud. Peetrus kirjeldab ja ütleb, et see on kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu. See on pärand, mida ei mõjuta börsi ootamatud hüpped ja kukkumised. Kuulsime, kuidas toornafta hind USA turgudel tegi ajaloo kõige sügavama kukkumise naftaga kaubitsemise ajaloos. Hind oli korraga miinusmärgiga. Kui keegi teatud hulga tonne sel ajal ostis, siis talle maksti peale. Kui ma ei eksi, siis üle 30 USA dollari barrelilt, et ta sealt mahutitest nafta kuidagi ära viiks. Taevane pärand on kadumatu. Selle väärtus on igavene. Taevane pärand on Jumala riik, mille eelmaitsest me saame osa juba nüüd. Kui me kogeme püha vaimu muutvat väge, kogeme sisemist uuendust, kui kogeme tervenemist ihu, hinge või vaimu poolest, kogeme jõudu vastu seista kurjusele, mõttetusele, tähendusetusele. Me ootame ja palume püha vaimuga täitumist ja püha vaimu väljavalamist. Aga kõige selle juures ütleb Uus Testament, et meie kogemused püha vaimuga on kogemus ainult pärandi osast. Püha vaimu kogemine maises elus on kui käsiraha võrreldes kogu pärandiga. Mis on selle pärandi sisu? Jeesuse Kristuse kaudu sündiv uus loodu saab osa Jumala kohalolust, Jumala pühadusest, Jumala aust. See iseloomustab ka pärandit, mille kohta öeldakse, et see on kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu. Jumalalt lähtuv tõeline elu, igavene elu, Jumala au ja Jumala kuninga valitsus meie ja kogu loodu üle ongi meie pärand, ütleb üks Uue Testamendi kommentaator. See kõik on väga hea, aga see läheb veelgi paremaks. See pärand on talletatud meile Jumala lastele, Kristuse kaudu Jumala perekonna liikmeks saanutele, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks. Sõbrad, see ütleb meile, et me ei ole usuteel jäetud oma jõuvarude hooleks, et vaadata, kui kaugele me välja jõuame, kuni tunnistame kurnatuna, et ei enam sammugi, enam lihtsalt ei suuda. Meid hoitakse Jumala väes päästeks usu kaudu. Sama autor, kellele viitasin, Douglas Haring, ütleb, et siin ei ole juttu sellest, et Jumal päästaks oma rahva kõigest kannatusest ja vaenamisest. Jumala rahvast kiusatakse taga ja ta kogeb vaenamist ja vastuseisu ja kannatusi. Kui Jeesus läkitas jüngrid välja,
hoiatas ta neid ette, et nende sõnum ja nende teod põhjustavad vastuseisu. Vastupanu Jumala valitsusele ja Jumala rahva missioonile on sageli väga tugev ja väga vaenulik. Jeesus ei räägi sellest, et ükski varblane ei lange maha, vaid ta ütleb, ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Mattuse 10. peatükk, salmid 29 ja 31. Sama kehtib ka kannatuste kohta. Meile ei lubata kannatustest vaba elu, aga midagi ei toimu ilma taevase isa teadmata. Ükski inimene, kes on igavikku astunud kas Eestis või Itaalias või Ameerikas või mujal, ei ole lahkunud taevase isa teadmata. Usu kaudu meid hoitakse päästeks, mis on viimasel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest oleme osa saanud ja sellest me rõõmustame juba praegu. Ehkki tunneme, et mitmesugused katsumused ja kiusatused lausa testivad meie usku. Olgem siis julged, kindlad ja tänulikud, sest Kristuse ülestõusmise läbi surnuist oleme uuesti sünnitatud ja juba nüüd päästeosalised, mis kord saab ilmsiks ja nähtavaks kõigile inimestele. See sõnum on ühtlasi meeleparanduskutse usule Jeesusesse Kristusesse, kes on meie patud viinud ristipuule oma ihus. Me palume inimesi ja anname kõigile vaatajatele edasi Jumala pakkumise. Andke endid lepitada Jumalaga. Aamen. Me palvetame. Püha taevane isa, me täname, et Jeesuse Kristuse nimel tohime tulla sinu ette selles teadmises, et sina oled meid armastanud, et sa oled meid uuesti sünnitanud Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Issa, me täname, et sa oled ühe pärandi pannud nagu ootele meie jaoks taevasse, millest me saame osa juba praegu, aga mis kord saab ilmsiks kõigile inimestele ja eriti neile, kes sinusse usuvad ja sind armastavad. Jeesus, me täname selle eest, et sa oled Jumala väega hoidmas meid selle pääste ilmumise ajaks, aga su sõna ütleb, et see toimub usu läbi. Ja sellepärast me palume, kinnita ja julgusta meie usku. Aita, et see võib olla juurdunud su sõnasse, sinu tõotustesse, sellesse, mida sina meie eest oled teinud. Kui me ikka jälle mõtleme tagasi su ristisurmale ja ülestõusmisele surnuist. Jeesus, me palume ka, et iga vaataja, kes nagu kahtleb oma südames ja mõtleb, et kas mina ka sellest pärandist osa saan, kas minul on ka lootus igavesele elule, võiks oma südame avada sellele sõnumile, mida oleme jaganud, kus su sõna ütleb, et andke endid lepitada Jumalaga, võtke vastu meeleparanduse pääste, mis on igaühele mõeldud, kes oma südame avab Jeesusele, kes oma patud tunnistab ja need andeks palub. Issa, me täname, et sa kingid meile osaduse püha vaimu läbi ja õnnistad meid, kui me seda igatseme. Jeesuse Kristuse me issanda nimel. Aamen.